Tervist, mina olen Jaanika ja näitan sulle täna mõned harjutused, mida sa saad teha kas siis kodukontoris või kontoris lihtsalt tööpäeva vahelduseks sisse. Natukene pikkida selliseid tavalisi klassikalisi lihasharjutusi. Kõigepealt alustame jalgadest. Mida võiks jalgadele teha? No ideaalne on jalgadele teha kükki. Istud mõnusasti tooli peal, jalad harksad, värvas põlv natuke välja poole, tuled rahulikult ülesse ja istud. Kõige lihtsam variant ja tegelikult see on ideaalne variant, kuidas korrektset köögitehnikat üldse õppida tooli abil, mis sa sageli õpetan seda. Kui sul on see natukene juba, et tahaks midagi raskemat, siis proovi minna alla ühel jalal. Tõused jälle ülesse ja teise jalaga. Rahulikult ühe jalaga liigud alla ja ülesse. Ja kui sa tahad veel raskemat, siis sa lihtsalt liigud ülesse samamoodi ühel jalal. Siis käärkükki saaks teha tooli abil, kui sa ühe jala toetad ära, siis on natuke raskem ka, paned rohkem tööreeduhanet ja paned rohkem tööreie esiosa. Ehk siis ühe jala toetad ära, liigad tasakaalu, liigud rahulikult alla kükki ja vaikselt üles. Siin on nüüd oluline see, et sul ei ole see ratastega tool, muidu võib minna päris jamaks. Kui sul see ratastega tool vahepeal alt ära vajub. Rahulikult alla, rahulikult üles jälgid, mida? Põlv vaatab otse, varvas otse, sirge, kere tugev. Nii, siis jalad on tehtud, võiks teha natuke kätekäveldusi. Töölaud on ideaalne kõrgus tavaliselt kätekävelduste tegemiseks. See on parajalt kõrge, nii et ei ole liiga raske. Käte vahe lai, sõrmed vaatavad otse ette, rõõmed otse. Rahulikult liigud alla ja tagasi üles. Kere keskus tugevalt hoitud, puus sirge ja üles surudes hingad välja. Nii, kätekäveldused tehtud, võiks eraldi natukene tegeleda triitsepsiga. Ma arvan, oled nõus. Kevad suvi on tulekul, käised lähevad järjest lühemaks. Tahaks nagu näidata ilusat toonuses käsivart, eks ole. Siis sätid randmetõlged alla, tõstad puusad siis toolilt ja rahulikult liigud alla ja üles. Küünanukid vaatad suunaga taha, käte vahe kitsas, lind eeselad taga ja rahulikult kõverd, sirutad. Imelihtne. Väga hea. Ja kindlasti sobivad siia istumise vahele sellised mõnusad venitusharjutused natukene, eks. Et sa terve päevad sa ei istu, tund aega teed tööd, 5 minutit kraps üles ja teed kas siis lihasharjutusi või venitusharjutusi. Üks väga mõnus venitusharjutus, mida sa saad jälle laua juures teha, on siis kallutad ennast taha, lased põlve natuke pehmeks ja lükkad ennast ülakehast alla poole. Mõnusalt venitad ära nii ülavöötme, rinnalihase, kui tegelikult ka ülaselja. Hästi mõnus süke pikk venitus. Kui jalad on natukene sirgemad, saad veel venituse reie taga külge. Ehk tegelikult kogu keha tagapool saad mõnusa venituse osaliseks. Siis mis veel jääb? Tavaliselt jääb istumisest ja arvuti taga töötamisest kangeks on kaelapiirkond. Ehk siis kaelavenitused. Lükkad õlga alla, kallutad pea vastast küljele ja samal ajal kogu aeg veel õlga alla surudes. Lihtsalt hoiad venitust. Ma ise teen seda venitust sageli siis, kui ma tunnen, et pea hakkab valutama. Et siis on teinekord ka asi selles, et võib hoopis kaela ja need trapetsi üleosa lihast on natuke pinges. Ja lihtsalt tahavad natuke venitamist saada teisele poole ka. Ja võid veel tuua lõua ette ja kergelt kallutada pead ette ja venitada ka kaela tagaosa lihaseid. Väga hästi. No nii, selline saigi. Ma soovin sulle jätkuvalt ikkagi nagu liikuvat aega, eks. See, et spordiklubid on kinni, ei tähenda seda, et sinna liikuma peaks. Liikuma peab iga päev. Ja ka töölaua taga peab liikuma. Nii et ma usun, et me kohtume taas. Sparta teadlikule tegijale.